No see sõiduk minu selja taga ei ole igatahes ei tramm ega rong, see on täiesti uus akutroll, mis hakkab siin Tallinnas lingi vurama. Muidugi enamjaolt Mustamäel, aga huvi pakub ju ka see, et palju üks selline maksta võib. Need on liigendtrollid ja siis lühikesed trollid, et suurusjärk on seal 500 kuni 700 000 eurot. Aga miks on uued trollid hea investeering? Et bussid enne asendasid? Miks ei võikski ainult bussid olla? Troll saab olla elektritranspordina liinil 24/7 vajadusel. Kui akubussid, mis oleks akupankadega, peaksid vahepeal ennast laadima, aga see annab ka selle ühtluse ja tagab paremad võimalused laadimisvõrgu üles ehitamiseks, et ei oleks väga suured koormused just lõppjaamades. Aga vanad trollid on juba ammu läinud, mis neist siis lõpuks sai? Et vanad trollid läksid liinilt peaaegu 2 aastat tagasi, aga see põhjus oli ikkagi selles, et nad olid oma elukaare ära elanud, nad olid amortiseerunud. No mis siis suurim viga oli nende eelnevate trollidega? Eelnevate trollidega ei olnud ühtegi suurt viga. 50 aastat ju tegelikult olid erinevad trollid meie trollipargis, aga uued akutrollid on ka paindlikud, et sul ei ole vaja igal pool seda kontaktvõrku omada, et kesklinna piirkondades on võimalus sõita ka ilma kontaktvõrguta, et laseb automaatselt sarved alla ja kui jõuab jälle suuremale magistraalile, kus on kontaktvõrk olemas, seal ta saab laadida. Это у вас первый раз в этом троллейбусе? Да, первый раз. Ну и как ехать в нем? Великолепно. Новый троллейбус, он такой в управлении очень легкий, и тормоза, скорость набирает великолепно, тормозит великолепно, плавный, комфортный, очень комфортный. Nagu öeldakse, siis enne teada ei saa, kui ise ära ei proovi, nii et proovime ise ka selle uue akutrolliga ikkagi sõita. No interiör on ikka natuke teistsugune kui meie igapäevastel tavalistel Tallinna linnatranspordibussidel, aga siin on näha näiteks eraldi täiesti ideaalselt ära märgistatud koht siis invaliididele ja samuti ka lapsevankriga peredele. Kusjuures siin akutrollis on täitsa üks uue trolli lõhn, et on tunda, et see on siia ikka alles täna saabunud ning muidugi on siin ka kliima jahedam, et ei ole palav nagu suvel võib tihti juhtuda, et bussis on. No nii, eks ikka tuleb ära proovida, kas ühiskaardi valideerimine ka nendes uutes trollides töötab. Ja täiesti olemas, nii et saangi rahus sõita. Aga need, kes tallinlased ei ole, peavad siiski ühe pileti eest välja käima 2 eurot. Päevapileti saab näiteks 5,50 eest, sooduspilet on 1 euro. Nii et ühesõnaga hea, et need akutrollid ostetud said. Ma ei tea, kas nüüd hea, aga ma usun, et saab sõita küll. Et mis siin ikka. No nii, esimene trollisõit tehtud ja eks siit nüüd edasi läheb tallinlasi teenindama ning läbisõitu koguma. Eks kellel on huvi, saab ise need trollid siit Tallinna linna pealt üles otsida ning ka järele proovida, kuidas nendega sõita on.